Rally Estonia korraldustiimis oli Risto ka tegelikult kaamera taga ja mina juba teist aastat olen otsustanud seal asju tööd tehes autopargi eest vastutan, haldan ja et inimestel oleks logistika lihtne Tallinna ja Tartu vahel. Ja mulle ei meeldi magada kuskil hotellis või hostelis või kus iganes. Ja eelmine aasta ma olin Tohi Cruiseriga ehk siis suure Land Cruiseriga, millega me käisime Aafrikas Võrtormiga ja Maiduga 2 aastat tagasi ja elasin seal niisugust mõnusat elu ralli siis toimetamise ajal. Ma ei teagi, mitu ööd siis kokku. 5 ööd. Aga seekord võtsin ma City Motorsist Ahorn City, mis on siis Renault Trafficu peale Saksamaal ehitatud väike selline kämper ja ma pakin selle nüüd lahti ja siis samal ajal räägin teile sellest. Ehk siis, kuna Ahorn, mis on nüüd juba üle 30 aasta ümber ehitanud, on keskendunud sellele, et nemad teevad neid Renault'e peale. Ahorn on muuseas, Ristomi vald oli, jah, vald, üks Saksamaa vald, ehk siis Saksamaal. Ei pea seda inglisepäraselt Ahorn. See on Ahorn ja midagi seotud, äkki tähendabki vahtrat võib-olla, jään keeleliselt võlgu. Aga miks ka City Motors nendega tegeleb, ongi see, et alusmasinaks on alati Renault ja sellel väiksel siis Traffic. Tuled siia salongi osta, istud, on vana hea tuttav Traffic, on ju. Aga istmed, niuke ütleme kämparile kohaselt, kapteni toolid saad ringi pöörata ja siis ennast siin niimoodi veidi mõnusamalt tunda. Istekohti on tegelikult 5 turvavööde järgi, aga 4 käsi oli siin sees väga mõnus olla. Arvuti panin laua peale, klaasist võib-olla väike jook, aga veepaak, kraanikauss, gaasipliit, tegelikult võid süüa ja kõike teha. Mina nii palju ei tarbinud, ma olin laisk, aga et siin veel asju näidata, siis ma tõstan välja selle laua. Laud on veel niimoodi. Edasi-tagasi liigutatav, ehk sa saad teda erinevas modifikatsioonis endale. No kuidas sul mugav on? Aga sel laual on lahe matkalaua, siuke eelis. Holdite kokku, sa võite üldse reisiajaks jalust ära panna, kui sa peaks tahtma. Siis tal on kaasas sellised asjad. Ja see on väga tähtis asi. See on väikene jäämasin. Ja kuna siin on ju 220 volti inverter või siis kui ma panin saba taha üldse olemas, siis ma sain sealt elektrit võtta. Muidugi väike külmkapp. Mul on siin järgi ainult ühed kommid, Red Bull poolik vesi. Siin on siuke juhtpaneel, kus sa saad vaadata, palju sul paagis, pumba käima panna, aga vaadata, palju paagis vett on, mul ei ole. Panna õuevalguse põlema, panna toas valguse põlema, vaadata, mis sul temperatuur on, palju sul ühes akus, palju teises akus voolu on. Ja siis siin on pistik ja neid pistikuid on veel, neid ma saan pärast näidata. Kaabel, et saaks ühendada tavalisest 220 või siis kui on ka need kämparites õiged, need ühefaasilised 16 amperised.
tähtis asi, tegelikult. Need pusad, need sündisid seal Rally Estonia ajal, ma jõudsin need valmis printida. Kuumpressi kile peale. Meil on veel neid logosid. Võib-olla teeme mingit merchi mingi hetk juurde. Aga mille peale ikka inimesed naersid. Mis see on? See on mingi kämpari asi. Ei, see on kuumpress. Selle ajad kuumaks, surud sinna selle tekstiilasja vahele. Ja on, kui sul on selline suur masin, kus on ruumi. Tšekkige seda. Rally Estonial käinud mees. Toyota tiim kinkis tiimiliikmete autogrammidega nokamütsi. Siis mul on veel üks traditsioon Rally Estoniaga seoses. Ma võtan selle meie tiimi triiksärgi peale võitjate autogrammid, teist aastat järjest. Jonne Altonen, Kalle Rovanpera ja tiimipealik Jari-Mati Latvala. Igavaks läheb see bluusi kollektsioon. Ja siin on tavaline 12 voldi pesa. Siin on veel 220 pesa. Ma toon ühe asja ja siis näitan, mis siin on. Selleks ühte asja vaja. Ei oska. Tegin näot jäi. Ma seda ei vaadanud, kas seda saab riputada ka kuhugi. Ei teinud selgeks. Aga veepaagis saad, kus sa siin pesed. Mina muidugi käisin teised ööbisid hotellis. Käisin nende juures vahepeal duši all, kui asi väga kehvaks läks. Ei viitsinud väga selle veevärgiga siin mässata. See ühte suuremasse sahtlisse näeme hiljem. Siin on siuke väikene elektrikapp, kaitsmeblokid. Kõik on selles mõttes, kus 220 pealt, siis ikka on sul seda vaja. Aga pakiruumi osa on sul võimalik nii-öelda suuremaks ja väiksemaks teha. Ehk seda pinki saab siin edasi tagasi liigutada. Mõnes mõttes ta ei olegi otseselt siin mõeldud istumiseks. Ma ei tea, kas mul on need lülitan sisse, siis saate näha. Opa, kust? Näed? 2 tugevusega, neid on veel. Mulle see lamp ikka meeldis. Saad siukest sinist meeleolu siia endale tekitada või lugemist või siis võimalusi on siit poolt. Neid on siin veel. Aga liigutan selle istme või selle lisapanipaiga asja paika, siis te saate üldse aru, milleks see on. Vooliku ma võtsin siit sellest sahtlist, kus on mul ka redel. See üles telki ronida. Aga kogu see massiiv, et sa selle liikuma saaksid, siin on siuke korralik. Oi, vabandust. Kui ta sul on siin niimoodi istmeks tehtud, siis sa saad selle istmel ka endale üks natukene rohkem kaldus seljatoega ja see on integreeritud peatoed, sest et sa pead ju siin istuma, võib-olla pikka maad sõitma, aga tõmbad siis hoovast. Op! Mina ei tea, kas ma teen seda päris õigesti. Voodi. Ja nagu ma ütlesin, siin kapis on mul veits riideid veel. Ma pean kõik asjad tuppa ära viima. Ja siis, mis on ägedalt tehtud? Kuna see nii-öelda kapp käib lahti siis, kui sul on iste eest ära liigutatud. Aga kui sa saad selle panipaigale ligi saada, kuhu ma panin igaks juhuks endale veel. See on auto käiviti, sest ma ei teadnud, mida mind ees ootab, aga see on ka suur akupank. Ja võtsin veel mõned pikendused kaasa. Ja ma ei teadnud, et siin niimoodi see uspi asjad on. Mulle tulid kõik asjad selle masinaga niimoodi sõites ja tarbides üllatusena. Selle saati ma ei teinud ka tühjaks. Veel üks pluus ma. Et see on rohkem nagu selline köögipoole jaoks mõeldud, aga mõlemal pool on siuksed mõnusad aknad. Kuulge, unustan ära, kust poolt need käimad. Valgust on siin oma jagu. Siin üleval on ülemise selle voodi osa.
lugemislambid. Ja kui tahad, et niimoodi ruumi ladnalt oleks, et teed siin ilusasti süüa, sul ei oleks nagu itsas, siis käib see voodi ka ülesse ja selle redeli enda saad panna siia ja lähed siia üles magama. Ehk et 5-kohaline istmete arvu poolest mina põhimõtteliselt oma perega võiks hakkama saada, et Leenu on veel nii väike, et võtad ta kaisu. Ja mõtlen magada sellises sellega, väga mõnus. Lähed kuhu tahad, mina käisin taga Tartu kesklinnas ebatavalistes kohtades, kus muidu magatakse. Magasin ralli nii-öelda stardi-finissi poodiumi lähedal parklas, sest ei viitsinud peale päeva sealt enam ära sõita ERMi kõrval Service pargis. Hommikul ärkasin, vaatasin, kuidas mehed katsele sõidavad, aga kindlasti on taga tema õige feelingu või siis siukse matkaka feelingu saad sa kätte looduses käies. Aga Ahorn City kõige suurem eelis, mida ka ilusti muidugi järgi proovisin, on see, et ta on väike, kompaktne. Temaga oligi minul hea minna, mul ei olnud nagu keeruline, mul oli ka vahepeal vaja ringi liigelda ja see mahub ilusti parkimismajja ära. Sest näiteks suure kämpariga kas või kuskile kaugemale Kesk-Euroopasse minna, sa ei saa igale poole nii lihtsasti ligi. Samas on kõik vajalik sul kaasas ja olemas. Muidugi, paned sinna veel gaasipallooni, siis on sul kütte ja seesama pliit toimib ka selle pealt. Mina nüüd lähen puhkama tegelikult perega oma selle vana bussiga. Enda asjad peaks korra lahti pakkima ja siis